mina olen Dan, Top-Auto vanemhooldusnõunik ja täna näitame teile, mida siis korralise hoolduse käigus autodel kontrollitakse, et nendega oleks talvel murevaba liigelda. Kontrollitakse üle kõik vedelikud, jahutusvedeliku tase, külmakindlus, pidurivedeliku tase, pidurivedeliku veesisaldus, et ei tekiks probleeme. Vaadatakse üle, et oleks sees õige klaasipesuvedelik, talvine, mitte suvine, õlitaseme kontroll, juhul kui ei tehta hooldust, pärast hooldust muidugi pannakse alati õlitase normi, ja siis ka akutest, et ei tekiks talvel külmkäivitusprobleeme. Siin on konkreetselt näha, et on low ja full, aga mõningatel autodel on see viirutatud ala, et siis see õlitase peaks jääma sinna vahemikku. Regulaarne hooldus sisaldab endast siis kõikide autosõlmede kontrolli. Auto tõstetakse üles, kontrollitakse, et vaba veeremine oleks korras, piduriketaste, piduriklotside seisukorrad, lisaks sellele, et kõik uksehinged, lukud oleks määritud, vedelikud normis, lisaks sellele vaadatakse üle kogu veerev osa, et ei oleks kuskil lõkke ja ebamääraseid kulumisi. Ja vastavalt sellele siis vajavad remonti, siis tuuakse kliendile välja pakkumine, et mida peaks siis vahetama, mida peaks korrastama hooldusele lisaks. Korrapäraselt hooldatud autoga on talvel murevaba sõita, sest et üldjuhul hoolduse puudujäägid löövad välja temperatuuri muutustega, et mida kõrgem ja mida madalam temperatuur, seda paremini tulevad välja puudujäägid. Et kas talvisel puhul, kas et aku on nõrk või vedelikud ei ole normis, et see kõik annab talvel tunda. Et sellepärast on mõistlik autot aastas korra hooldada, siis on ka teada, et või talvele muretult vastu minna. Sügisel on hästi oluline kojameeste seisukord, et nad pühiksid klaasi korrektselt puhtaks. Et tihtipeale ei pruugi üldse olla see halb nähtavus tingitud kehvast kojamehest, et on väga palju erinevaid nüansse, et on olnud probleeme kriimustatud kulunud esiklaasidega, klaasid on määrdunud või on kojamees ise määrdunud, et tihtipeale ei pruugi pääseda pelgalt kojamehe vahetusega, et nähtavust parandada. Kojameeste puhul on siis oluline see, et tuleb jälgida seda, et kui kojamehe vart üles tõsta, et kojamehe vars ei läheks vastu kapotti. Samas, kui kojameest ennast vahetada, siis on oluline see, et kojamees, juhul kui te ei ole kindel, et kas teil on õige kojamees või midagi te tahate võrrelda, toetada õrnalt kojamehe vars vastu esiklaasi, et vältida seda, et ta vahepeal võib kuna ta on pingestatud, võib ta esiklaasi tulla. Lisaks veel, kui peaksite sattuma olukorda, et teil on pullipatarei tühi ja teil on keylessiga auto, et sellisel juhul kõige lihtsam lahendus on leida üles manuaalne võti, siis tuleb keerata autodel, millel on luku ava paljastatud, on see lihtsam, et sa saad keerata seda võtit ilma mingit plastikut eemaldamata. Erinevatel automudelitel on see kaetud ja sellisel juhul tuleb kasutusjuhendust lugeda, kuidas see kate eemaldub. Nii, kui te olete autosse sisse saanud, siis tuleb näiteks selle konkreetse auto puhul tuleb asetada võti startnupule, et ta käivituks. Jällegi erinevatel mudelitel on selleks erinevad kohad, kuhu tuleb võti toetada. Ja lõpetuseks võib öelda seda, et hooldus ei ole pelgalt õlivahetus. Et erinevatel automudelitel on tehas ette näinud erinevatel kilometraažidel ja ka ajalistel perioodidel kontrollida erinevaid sõlmi, et tagada, et auto oleks regulaarselt tarbitav, olenemata ta vanusest ja aastaajast.